kui niimoodi üldistavalt kokku võtta, et kuidas sa mõtled sellest, mis asi juhtimine on? Minu jaoks juhtimine ongi, ta on nagu väga suures kontekstis on ta minu meelest maailma parandamine. Et ükskõik kui väikselt või suurelt seda teeks, see on asjada nagu paremaks muutmine. Et mind ennast nagu inspireerivad inspireerinud sellised nagu juhid, kes on tõesti maailma muutnud, loonud midagi, et meie valdkonnas nagu Steve Jobs ja Bill Gates, et kuigi nad on hästi vastandlikud, on mõlemad seda valdkonda, ma ei tea, muutnud, pole vist õige sõna, nad on selle valdkonna ju tegelikult loonud ja millise valdkonna nad siis on loonud, et see on ju hämmastav, et just nagu, et ükskõik mida ju tegelikult inimene juhib, et kas see on võib-olla, ma ei tea, perekonnapeana või tõesti väikefirma juhina või osakonna juhina, et tegelikult tema eesmärk on ju seda organisatsiooni, eks ole, paremaks muuta, ka edasi arendada. Et tegelikult jällegi Rainer Nõrvu. Et täna hommikul ma just lugesin direktoris selle Eestimaa koristamise kohta, eks ole. Et kuidas see alguse sai? Ja siis jutt oli selline, et rääkisime sõbraga, et kuidas ikka Eestimaa on nagu hästi must, kõik kraavid ja metsaalused on prahti täis. Ja siis sõber ütles, et oi, aga Lapimaa on hästi puhas, et tahaks, et Lapimaa oleks sama puhas nagu Eestimaa. Ja siis ütles Rainer, et no jah, aga teeme ära, mis me siis nagu kaebleme. Ja vaat minu meelest see ongi juhtimine, eks? Et sul on ühelt poolt tuleb visioon, eks, et see maailm võiks olla nagu teistsugune, parem koht. Ja siis teiselt poolt nagu see täideviimine, et aga teeme ära siis. Et nagu selline nagu, et minust see juhi võime nagu näha nagu teistmoodi ja paremat tulevikku. Kombineerides nagu sellega, et sa siis nagu, sul on nagu mõnes mõttes soov ja suutlikkust, see parim tulevik, kas siis nagu kohale tuua või vähemalt selle nimel nagu võidelda. Et mõnes mõttes ju selle idee tulemusel lähevad sellel laupäeval metsa nagu 40 000 inimesteni. See on juhtimine. Ja see on juhtimine mitte see, et sa oled keskkonnaminister ja sa pead seda tegema, vaid see on juhtimine lihtsalt selles, et sa tahad nagu maailma paremaks muuta. Et minu meelest see soov ja see võime, see nagu ongi juhtimine. Miks me ikka juhime midagi? Siis on see juba mitte juhtimine, vaid haldamine või mingi selline haldustegevuseks. Aga juhtimine on ikkagi ju mingisuguse olukorra nagu fundamentaalselt paremaks muutmine. Et see on tegelikult minu meelest juhtida nagu peamine ülesanne ja vastutus. Ja ma arvan, et sel hetkel, kui ma tunnen, et markit näiteks minu osalusel või tegemusel enam paremaks ei lähe, siis ma olen juhtimise lõpetanud. Et siis ma olen jäänud kas puhkama või haldama. Et see on minu meelest juhtimine ja see, mis on võib-olla see nagu eristuv asi, et mis on nagu tõesti juhtida ja peamine vastutus ja tegelikult ülesanne.